Tänapäeval on olemas väga keerulisi töid. Päris igat tööd ei jõutagi igas riigis õpetada. Seepärast on loomulik, et vahel tuleb mõne haruldase elukutse esindajaid otsida teistest riikidest. Teise riiki pole aga niisama lihtne tööle minna. Selle juures võib tekkida üksjagu raskusi. Vaatame, kuidas Deniss neist raskustest üle sai. Deniss on 43-aastane. Ta sündis ja kasvas üles Moldaavias. Deniss omandas Moldaavias kõrghariduse ehituse erialal. Ta tunneb eriti hästi klaasist ja metallist fassaadide ehitamise kunsti. See on päris keeruline ja vastutusrikas valdkond. Klaas on ikkagi ju õrn materjal. Sellega tuleb osata targalt ümber käia. Deniss tahab oma oskusi hästi ära kasutada, et ilusaid ja moodsaid maju ehitada. Ühel päeval näeb ta tööportaalis huvitavat tööpakkumist. Selle pakkumise on teinud üks Eesti firma. Deniss kandideerib sellele töökohale. Ta osutub parimaks kandidaadiks ja saabki tööle. Niisiis tuleb Deniss koos oma perega Eestisse. Tal on vaja saada endale ja oma perele Eestis elamise luba. Selleks peab Deniss palju ametiasutustega suhtlema. Denissi tööandja aitab teda. Tööandja helistab ise ametnikule ja selgitab, miks on just Deniss tema firmale kõige sobivam töötaja. Ametnik mõistab, et Eesti firmal on Denissi oskusi tõesti tarvis. Siis aga hakkab Denissi halvustama üks tema kolleeg. Kolleeg ütleb, et seda tööd peaks tegema hoopis eestlane. Denissi ülemus kaitseb Denissi. Ta ütleb Denissi töökaaslastele, et Deniss oli kõige paremate oskustega töötaja, kes sellele töökohale kandideeris. Selleks, et nende ettevõte saaks kõige paremaid ja ilusamaid maju ehitada, peavad seal töötama kõige paremate oskustega ehitajad. Deniss on rohkem õppinud kui teised kandidaadid. Ta on juba varem edukalt teinud väga keerulisi töid. Seega on tal rohkem oskusi ja teadmisi kui teistel kandidaatidel. Pealegi õpetab Deniss lahkelt ka oma Eesti kolleege. Tänu Denissile saab firma võtta ette keerulisemaid töid, mille eest makstakse rohkem. Nii tõusevad ka teiste töötajate palgad. Sellega on ju kõik rahul. Tööl ei ole oluline inimese rahvus ega päritolu. Kõige tähtsam on oskus just seda tööd hästi teha.